Head sõbrad, meil on hea meel teid kutsuda täna Välisministeeriumisse külla. Seoses eriolukorraga ei saa me kahjuks teid kutsuda tavalistele lahtiste uste päevadele, kuid Islandi väljak 1 asuv ministeerium on kindlasti huvipakkuv kõigile. Tere tulemast Eesti Vabariigi Välisministeeriumisse ja mul on hea meel teid kutsuda sisse hoonesse, mis on ehitatud juba 1968. aastal. Astume edasi! Ja siit Välisministeeriumi peaustest tulevadki sisse meie kõige tähtsamad külalised, välisministrid, suursaadikud ja täna on hea meel kutsuda teidki vaatama ministeeriumit läbi nende uste. Me sattusime kohe siia Välisministeeriumi foajeesse, mis on ehitatud Kuuba marmorist. Liftid on küll vanad, aga uuendatud. Astudes edasi Välisministeeriumi foajeesse, me näeme, et kahele poole lähevad üles trepid. Kummalgi pool Välisministeeriumi foajeed on konverentside saalid, millest ühes peame me konverentse praegugi, teine on aga konserveeritud, aga sinna me piilume sisse ja vaatame, milline unikaalne arhitektuuriline kujundus oli 70-ndatel sinna loodud. Välisministeerium kolis siia hoonesse 1991. aasta lõpul. See hoone oli aga ehitatud esialgselt ENSV kommunistliku partei peakorteriks. Välisministeeriumi ajalugu on aga üle 100 aasta vana ja loomulikult on olnud läbi nende aastate väga palju väljakutseid. Praegu üheks aktuaalsemaks tegevuseks on Eesti liikmelisus ÜRO Julgeolekunõukogus. Just sellele on pühendatud ka minu taga olev pannoo. Kuid, head sõbrad, vaatame, milline on olnud Eesti Välisministeeriumi ajalugu läbi ajaloomuuseumi nurga. Välisministeeriumi ajaloonurgas on suurepärane võimalus tutvuda nende meeste ja naistega, kes olid Eesti Vabariigi sünni juures, kui ka läbi raskete okupatsiooniaegade Eesti diplomaatiat arendamas eksiilis. Siin on nii Jaan Poska kui ka Ernst Jaakson. Välisministeeriumi muuseuminurga üks olulisemaid eksponaate on kahtlemata Ernst Jaaksoni kabinet. Ernst Jaakson, kes oli Eesti diplomaadiks juba 30. aastatest möödunud sajandil kuni Eesti Vabariigi taasiseseisvumiseni New Yorgis, istus just nimelt selle laua taga, sellel toolil ja kirjutas oma kirju sellel trükimasinal. Aga nüüd, head sõbrad, vaatame sisse kilukarbisaali. Ja nüüd me oleme jõudnud siis nõndanimetatud kilukarbisaali. See saal on praegu renoveerimisel ning väga sageli siia ei satuta, kuid tegemist on siis 600-kohalise plenaaristungite saaliga, kus nõukogude ajal peeti tähtsaid nõupidamisi. Küsite, miks ta on kilukarbisaal? Aga nimelt selle lae pärast. Lakke on monteeritud 60 000 tühja õlitatud kilukarpi, selleks, et reflekteerida valgust, mida oli väga keeruline siia paigaldada. Ja nüüd me oleme jõudnud Välisministeeriumi kõige kõrgemale korrusele. 10. korrusel tervitavad meid välisministrid läbi aegade. Kahtlemata Välisministeeriumis on kõik ruumid väga olulised, kuid nüüd me oleme jõudnud 10. korruse nõupidamiste saali, kus väga sageli toimuvad just kohtumised ja läbirääkimised. Ja selle saali üks imetlusväärsemaid asju on kahtlemata vaade UNESCO maailmapärandile, Tallinna vanalinnale, mida kõik meie külalised imetlevad. Head sõbrad, mul oli hea meel koos teiega teha täna seda Välisministeeriumi videotuuri ja ma loodan, et õige pea saate te tulla uuesti meile külla ja Lennart Meri, Eesti Vabariigi taasiseseisvunud aja esimene välisminister ja president tervitab teid siin foajees. Kõike head!